lääne meditsiinis ei keskenduta väga ennetustööle, vaid pigem sümptomaatikale. Ehk siis lääne meditsiin on ju täna imelisi samme teinud, et kui veel 20 aastat tagasi, kui inimene sai infarkti, siis suure tõenäosusega ta sealt haiglast välja ei tulnud. Täna kõnnib nädala 2 inimene välja, ehk siis see on väga suur edusamm. Aga nüüd siis lääne meditsiin ei anna, kuidas siis olla terve edasi. Et seda ei tekiks. Et seda uuesti ei tekiks. Ehk siis, ma rääkisin praegu infarktist, aga kõik need uued asjad, millest tekib kroonilisus. Kroonilisus tekib see, et me ei muuda oma mustrit ja seda, et midagi ju põhjustab selle sümptomi. Et seda lääne meditsiin ei uuri. Aga Hiina meditsiini ravi siis juba tegelikult algab nüüd sellest, kus on nagu inimesel subjektiivne nagu tundmus. Ta ütleb, et mul süda klopib. Mul on tunne, et mul kogu aeg süda klopib ja mul on midagi paigast ära. Siis ta kulutab neid arstide uksi, käib, koputab sinna ja nad ütlevad, kõik näidud on korras, mitte midagi ei ole. Vaat siin on see koht, kus Hiina meditsiin saab juba sekkuda. Ehk siis Hiina meditsiini ravi hakkab juba sel perioodil. Ja ravi on eelkõige siis toitumine. Meil on akupunktuur, siis on erinevad massaažitehnikad, eelkõige elustiil. See on kõige olulisem. Ja Hiina meditsiinis muidugi ka kõige alguspunkt on alati emotsioon. Ehk siis 95% meie sümptomitest on põhjustatud sellest, et emotsioon on jäänud meie kehasse seisma.